Draakon on tulikuke aasta kaitsesümbol ja tasakaalustaja. Kui aastat alustasime, rääkisime, et enamus tähemärgid vajavad sel aastal aastaenergiate tasakaalustamiseks draakoni sümboolikat. Võib-olla ainult välja arvatud need, kes on sündinud draakoni aastal või kelle päevamärgis on draakon sees. Üks hea tasakaalustaja on näiteks rinnanõel kuldne draakon. Iidsel Hiina draakonil on roomaja keha ja aastasadu on draakon tähendanud head, kauakestvat õnne. Legendide järgi puhkab draakon talvel maapõues ja ärkab koos uue aasta ehk kevadega. Ja vastupidiselt lääne sümboolikal on Aasia draakon heatahtlik ja leebe. Ani dünastia ajal kasutati 5-küünelist draakonit Yangi kaitseembleemina, sest selle jõudu samastati äikese, tormi, välgu ja tornaado jõuga. Usuti, et draakon kinkis maailmale vaimsed teadmised, õnne, viljakuse ja surematuse. Kui draakon hoiab enda käes palli, mis tähendab universum, siis on tegemist jõu ja hea ning tugeva juhi ja energiaga. Aeg-ajalt tasub ehet puhastada, panna ta 24 tunniks meresoola ja ehe on jälle kasutatav. Loomulikult igal ehtel on täiesti uus mõju siis, kui anname neile ka ülesande, taotluse, nii-öelda väestamise.